Hakkan ennast juba vaikselt triatleedina tundma, sest vahepeal olen osalenud veel 2 võistlusel. Esimene toimus neist Valgas, see oli üsna ekstreemsetes ilmastikuoludes ja teine toimus Viljandis. Viljandis suutsin juba natuke rohkem endast anda ja jäin võistlusega päris rahule. Üks oluline asi, mis mõjutab sooritust, on toitumine ja tihtilugu kutsutakse seda ka triatloni 4. alaks. Loomulikult peab olema täisväärtuslik igapäevane toitumine, küll aga kui minnakse ka pikematesse trennidesse, mis kestavad enam kui 2 tundi, tuleks kaasa võtta väike snäkk. On see siis mõni poest ostetud batoon, ise tehtud batoon, banaan, võileib, kuivatatud puuviljad või midagi muud süsivesikute rohket. Võistluse ajal, mis kestab enam kui tund aega, võib sooritusvõime määrata ära just toitumine. Kui keha ei saa piisavalt süsivesikuid, siis glükogeenivarud langevad ja see tekitab enneaegset väsimust ja nii võib ka tekkida sportlastele tuttav haamer. Lisaks on äärmiselt oluline, et keha saaks piisavalt vedelikku ja samamoodi ka elektrolüüte selle seest, sest kui vedeliku kaotus on juba 2% või rohkem, siis võivad tekkida krambid, enneaegne väsimus ja tegelikult võib see viia ka kuumarabanduseni. Kindlasti tuleb läbi mõelda ka, mis alal sporditoitu kasutatakse, sest üks asi, mis on mugav tarbida jalgrattal, ei pruugi olla mugav tarbida jooksul. Ja loomulikult enne võistlust testida kõik sporditoit läbi, sest kunagi ei tea, kuidas keha sellele reageerib. Kõigest täpsemalt saad lugeda blogist. Seniks aga ilusat suve jätku kõigile!